Tere! See on õpitarkvara Nobits kasutusülevaade. See saab olema natuke pikem. Kui sa tahad väga kiiret ülevaadet, siis vaata palun tootetuuri või loe seda abilehel olevat kirjalikku teksti. Alguses, kui tarkvarasse siseneda, siis on ees selline sisse- ja välja zoomitav kaart kõikide 12 klassi Eesti algkoolis, põhikoolis ja gümnaasiumis õpitavate teemadega. Vaatame selles vaates natukene esmaselt ringi. Kõigepealt üleval nurgas on Nobitsi logo. Sellele klikkides saab ükskõik millisest teisest vaatest tagasi sellesse kaardi vaatesse. Me nimetame seda teadmiste kaardiks. Siin teadmiste kaardil saab zoomida siis lähemale ja hakata vaatama erinevaid teemasid. Siin on näiteks matemaatika ja nad kõik on üles ehitatud puudena, alates siis kõige suuremast mummust, me nimetame neid sõlmedeks, kõige suuremast sõlmest, järgmise tasemeni, järgmise tasemeni, järgmise tasemeni. Niimoodi on siis näha 4 erinevat taset, ehk siis 1, 2, 3 ja 4. taseme mummudes on plussmärgid. Neid plussmärke klõpsates avaneb sealt siis edasi veel 5. taseme mummud. Kui musta ala peale klikkida, siis saab jälle kogu kaarti uuesti näha. Ja kõiki neid mumme saab siis siin niimoodi omatahtsi ringi lohistada. Kaardi all vasakul nurgas on siis erinevad kaardi kontrollimise nupud. Zoom in, zoom out, sama efekt kui hiirega kerides selle kaardi peal või siis puututundlikul ekraanil näppudega zoomides sisse-välja. Siia kaardivaade lähtesta nupule vajutades saab siis alati tagasi sellele kaardi põhivaatele, kui sa oled kuskile ära liikunud sinna puu sügavustesse. Ja oluline nupp on siis siin, ülevalt teine on filter. Filter võimaldab siis vaadata klasside kaupa, et millised teadmised on näiteks siis 3. klassis õpitakse või milliseid 11. klassis. Kui on tahtmine siit mõnda seda värvi muuta, siin on näha, et ma olen muutnud, siis selleks tuleb siin selle nupu peal klikata, siis saab muuta selle konkreetse filtri värvi ka ja see jääb siis püsima. Ja huvitav on võib-olla veel see, et siin on olemas ka selline filter nagu minu teadmised. Kui nüüd see sisse lülitada, see ilmub mis tahes teise filtriga koos. Ehk et siin praegu on 11. klassi filter sisse lülitatud, kui ma panen siit sisse ka minu teadmised, siis ma näen kõiki neid asju nüüd lisaks, mida ma olen õppinud siin Nobitsi keskkonnas. Ja see võimaldab siis vaadata, et näiteks sellest 11. klassi materjalist, kui palju ma olen õppinud. Mina olen siin õppinud igasuguseid teisi asju, mis ei kattu otseselt 11. klassi materjaliga, aga osaliselt, kui siit matemaatikat vaadata, siis osaliselt ka kattuvad. Ehk et siit on näha, et näiteks, võtame lähemale, siis on paremini näha, et algebra, niimoodi on minu teadmised siis välja lülitatud, nüüd ma lülitan minu teadmised sisse, mis on näha, et algebrale tekib joon ümber või selline halo ümber. See tähendab, et algebra on materjal, mis on 11. klassis, aga mina olen siis ka seda siin keskkonnas õppinud. Nii et saab siis võrrelda enda teadmisi mõne konkreetse klassi teadmistega. Ja kui sa oled juba õppima asunud mõne Nobiti läbinud, pärast räägime, mis need Nobitil on, siis tekib siia üks selline lisaaken, mis siis võimaldab
jätkata seda viimasena õpitut, et ta meenutab, kus sa siis viimasena olid, siin on jätka. Aga kui see segab, siis selle võib siit serva ära panna. Nii, mis veel selles vaates meil on? Panen tagasi täiskaardi. Selles vaates on meil veel vaatamata ülemine parem nurk, ülemal paremal nurgas on otsingukast, oluline, sellepärast et see kaart on väga mahukas. Ja kui sa tahad ruutvõrrandit õppida, siis palju parem viis on kirjutada siia. Ja kui otsikast hakkab leidma midagi, mis vastab sinu juba kirjutatule, siis ta hakkab neid siia alla ka välja pakkuma. Siit tuli siis näha, et matemaatika ruutvõrrandid või ruutvõrrandi lahendi valem. Ja kui selle peale klõpsata, siis ta viib sind kaardil sellesse õigesse kohta, näitab sulle, kus siis see on. Ja veel kord meenutan, mustal alale klõpsates muutub kogu ülejäänud kaart taas nähtavaks. Et see on siis otsingukast väga abiks. Siin on ka menüü, menüüst räägime natukene hiljem, menüüs on igasuguseid erinevaid valikuid. Väga olulisena siin all paremal on Anne. Anne on sinu selline õpisõber, mentor, kes saab anda nõu. Ta saab anda nõu kahes erinevas valdkonnas. Esiteks ta teab kõiki asju selle rakenduse enda, selle Nobitsi kohta. Nii et kui sul on küsimus, et kuidas Nobitsis teha midagi, siis küsid Anne käest ja Anne selgitab sulle, kuidas Nobitsis näiteks seada endale õpieesmärke. Aga teiseks, Anne on ka kõik sellised õppimistarkused teada. Nii et kui sa tahad tema käest teada, kuidas midagi õppida kiiremini või kuidas keskenduda paremini või kuidas eesmärki sõnastada, siis neid asju saab ka kõike Anne käest küsida. Anne näeb sinu enda õpirada, mis sa oled siis Nobitsis läbinud, aga teab ka muid õpitarkusi sinna juurde ja saab nõu anda. Anne on siis kogu aeg, ta on selline väike tšintšilja, ta on siin all kogu aeg olemas ja kättesaadav. See käis siis nüüd selle kaardivaate kohta. Liigume siis edasi selles mõttes, et vaatame, et mis juhtub, kui kaardi peal mõnele sellele mummule klikkida. Kui mõnele suurele mummule, no näiteks matemaatika mummule klikkida, siis juhtub see, et siin paremas servas avaneb üks riba ja selle parema serva riba peal on üks väike ülevaade selle teema kohta, millele sa oled klikkinud. Ja siis üks protsent sellest, kui palju sa tead. See protsent muidugi käib selle kohta, et kui palju sa oled õppinud selles Nobitsi keskkonnas siia matemaatika alla kuuluvaid teemasid. See oli siis, kui sa klikkad mõne väga sellise suure mummu peal. Kui nüüd edasi liikuda, siis klikkame näiteks hulgad ja loogika. Ja siin tekkis nüüd juba üks nupp juurde, see nupp on õpin seda. Kui sa klikid õpin seda, siis sulle koostatakse õpirada. Kui sa klikid õpin seda siin nagu teise taseme mummu peal, eks see oli esimese taseme mumm, teise taseme mummu peal, hulgad ja loogika, siis sa saad ühe hästi pika õpiraja, sest hulgad ja loogika on selline suur teema matemaatikas ja selle õppimiseks tuleb läbida selline pikk õpirada. Kui sa tahad lühemat õpirada, tead konkreetsemalt, mida sul on vaja hulkadest ja loogikast õppida, siis soovitan minna edasi, näiteks siis 3. tase. Samamoodi saad klikkida õpin seda, aga 3. tasemel on juurde tekkinud ka nupp sea eesmärgiks. Kui sa seda vajutad, siis kirjutatakse siia eesmärk lisatud, mis tähendab, et nüüd on sinu õpieesmärkide hulgas hulkade õppimine. Ja neid kus õpieesmärgid kirjas on, seda vaatame siis pärastpoole. See oli siis juhtus, kui sa 3. taseme mummul klikkasid. Nüüd, kui sa 4. või 5. taseme mummul klikkad, võtame siit täitsa selle 5. taseme mummu näiteks. Osa hulk ja tühi hulk. Siis nüüd on siin juba terve hulk igasuguseid erinevaid nuppe. Sea eesmärgiks, seesama, mida me oleme juba näinud, see on siin olemas, eks ole. Õpin seda. Kui nüüd selle peale klikkida, siis tuleb selline lühem õpirada, oluliselt lühem, sellepärast et sa oled jõudnud sellise täpse teemani, mida sa soovid õppida.
Sa saad ka öelda, et ma tegelikult tean seda, et sa ei ole ju, eks kõiki asju õppinud siin Nobitsi keskkonnas, osa asju sa oled õppinud varasemates klassides ja siis sa saad lihtsalt öelda, et ma tean seda, märkida selle ära, öelda, et ma tean seda. Ta hoiatab siin korraks, et seda tagasi võtta ei saa, et kui sa oled öelnud, et ma tean seda asja, siis ei saa uuesti öelda, et ei, ma nüüd enam ei tea seda asja, et tead, siis tead, eks. nii et pead kinnitama, et sa ikka kindlasti tahad seda. saad teha testi. käivitame korraks testi ka. igas testis küsitakse su käest 4 küsimust selle teema kohta, antud juhul siis osa hulk ja tühi hulk kohta. Iga küsimus on erinev, on faktiküsimus, kontseptuaalne küsimus, protseduuriline ja analüütiline küsimus. kui sa õigesti vastad küsimuse, näiteks esimese küsimuse vastad õieti, siis tuleb teine küsimus juba keerulisem. võime korraks proovida, vajutan alusta testi. tuleb esimene faktiline küsimus. mis on tühi hulk? hulk, mis ei sisalda ühtegi elementi, hulk, mis sisaldab täpselt ühte elementi, mis sisaldab ainult arvu 0, teise hulga alamhulk. vaatan, et ahah, variant A on sobiv, vajutan siin all A. ja saan teada, et vastus oli õige ja nüüd liigutakse edasi teise küsimuse juurde. ja kui ma olen 4 küsimust ära vastanud, siis ma saan ühe hinnangu ja kui ma tahan testi pooleli jätta, siis ta küsib mu käest kinnitust, sellepärast et sama testi jätkata ei saa, sa saad tulla loomulikult hakata uuesti uut testi algusest peale tegema. nii, see oli siis juhul, kui ma vajutan teen testi. ja see on siis see külg riba siin, mis avaneb, kui nende mummude peale klikkida ja see kõige põhilisem tegevus, siis eks ole, selles Nobitsis ongi õppimine, mis tähendab, et see sinine nupp siin, see õpin seda on see kõige põhilisem nupp, et kui sa oled siit üles leidnud selle teema, mida sa soovid parasjagu õppida, siis sa klikid sinna õpin seda nupule. nii, vaatame seda õppimise funktsiooni siis järgmiseks ehk võtame midagi, mida me reaalselt õpime. kuna minul on siin õppimine pooleli, siis ma saan klikata siia, muidu ma oleksingi klikanud sedasama sinist õpin seda nuppu, aga selle asemel ma vajutan praegu hoopis siis siia. siit on nüüd näha minu õpirada. siin õpirajal on 9 sammu, sellel konkreetsel nende sammude arv võib olla erinev. siin on näha, et tegemist on keemiaga, täpsemalt siis oksiidide ja põlemisreaktsiooniga. ja ma olen esimesed 2 sammu läbinud õpirajal, siin ta näitab ka, et 22% on tehtud ja järgmisena on mul siis ees teema massijäävuse seadus. ja selleks, et siis õpirajal midagi õppima hakata, ma võin klikata selle sammu enda peale või ma võin klikkida alusta õppimist. nii, ja nüüd on siis see kõige võib-olla põhilisem vaade, mis on siis õppimise vaade ja siin on paar asja, mida on siis hea teada. esiteks, vaatame siia üles selle riba peale. siin on näha, et iga asja õppimisel on 4 sammu. on selgitus, näide, harjutus ja tähendus. teeme need sammud siin praegu niimoodi kiirkorras läbi ka, aga et siis on näha, et kui need 4 on kõik läbitud, siis saab öelda, et see massijäävuse seaduse osa on selgeks saanud. nii, siin edasi on kell. see kell näitab siis sellist soovitatud järjestikust keskendumise aega, praegu ta on 20 minuti peal, pärast saame vaadata, kus seda vajadusel saab muuta, aga ta siis 20 minuti pärast ütleb, et nüüd oleks hea teha üks paus. siin on heli, ma panen ta korraks sisse. Te kuulete, eks ole, et see on selline inimesed räägivad kohvikus heli, lükkan välja tagasi. seda sellepärast, et erinevad uuringud on näidanud, et see on kõige rohkem keskendumist toetav taustaheli. parem kui muusika, parem kui vaikus, parem kui lihtsalt raadiokahin on selline heli, kus siis sa saad aru, et inimesed räägivad, aga aru ei saa, mida nad täpselt räägivad. ehk siis, kui tahad maksimaalset keskendumist, siis lülita see heli sisse. ja viimane nupp siin on siis täisekraanile mineku nupp, selleks, et vilkuvad teated teistest rakendustest sind ei segaks õppimise ajal, saad minna täisekraani vaatesse.
Nii, tähelepanu siis siia keskele tagasi. Esimene samm, me oleme selgituse sammus, näitab, et 5 juppi selgitust meil tuleb ja siis hakkab rääkima meile, mis on massijäävuse seadus ja mida ta ütleb. Ja selle kohta on siis pildid ka juures või skeemid või graafikud, kui need on sobilik selle teema juures midagi siis näidata ka. Nüüd, iga sellise jupi all on 4 nuppu. Saan aru, ei saa aru, liiga lihtne, liiga keeruline. Loed selle jutu siit läbi ja siis vastad, kas saad aru, ei saa aru. Ütleme esimesel puhul, et saan aru. Nüüd antakse sulle järgmine jupp selgitust. Ja kui sa seda niimoodi loed ja kõikidest asjadest aru saad, siis sa saad üsna kiiresti, eks ole, liikuda siit läbi, aga no oluline on, et sa siis päriselt said aru. Järgmisel puhul oletame, et me järgmisest tekstist ei saanud aru. Siis me ütleme selle peale, et ma ei saa aru ja selle peale siis proovitakse seletada uuesti ja kuidagi teistmoodi, lihtsamalt proovime. Ma ei saa aru. Siin selgituses oli siis massijäävuse seaduse praktiline tagajärg. Nii, ja siin siis süsteem üritab, on näha, et me oleme endiselt selles teises sammus, üritab sulle seletada lihtsamalt. Kuna mina olen siin märkinud enda õppijapassis, mida me ka pärastpoole vaatame, et ma tegelen mudellennukite ehitamisega, siis ta üritab mulle nüüd mudellennuki näite kaudu seletada seda massijäävuse seadust, ehk ta teeb selle minu jaoks lihtsamaks. Ütleme, et ma sain sellest aru. Nii, läksime edasi kolmandasse sammu. Siin on veel siis nupud liiga lihtne ja liiga keeruline. See käib nüüd selle teksti enda kohta, sõnakasutuse kohta, terminite, lause pikkuse, selliste asjade kohta. Süsteem alati vaatab seda ka, et mis on õppija vanus, mis on õppija mingid teised asjad, mida ta varasemalt õppinud on ja need tekstid alati koostatakse nagu õppija järgi, et need ei ole kuskile salvestatud standardtekstid, vaid need koostatakse õppija järgi. Aga kui sellegipoolest on juhtunud, et see tekst on liiga keeruline, loed, aru ei saa, siis ütled näiteks liiga keeruline. Ja nüüd siis süsteem täpselt sedasama asja, ta isegi ei ürita kuidagi nagu teisiti väga seletada, ta teeb lihtsalt sellesama asja siis niimoodi lihtsamaks, sõnastab lihtsamaks. No vot, kolmas, ütleme, et siis saime aru. Tuli meile neljas samm. No, praegu lähme kiiremalt edasi selleks, et video väga pikaks ei veniks. Ütleme, et saime sellest ka aru. Lihtsalt selleks, et näidata neid teisi samme ka siin selles õppimise funktsionaalsuses. See on siis viimane samm. Ütleme, et saime sellest ka aru. Ja nüüd on siit näha, et me läksime edasi teise sammu juurde, siit ka see riba muutus pikemaks ja siit on näha, et selgitus on läbitud, nüüd oleme näite juures. Siia siis tekkis esimene näide. Siin on ühe lihtsa reaktsiooni võrrandi puhul näidatud siis, kuidas see massijäävuse seadus toimib. Olles selle näite läbi vaadanud, ütlen, et vaata järgmist näidet. Sain teise näite veel. Kui ma nüüd tahan rohkem näiteid, mul on võimalik öelda, et anna veel üks, siis ta annab veel täiendavaid näiteid, aga kui nendest kahest näitest piisab, siis saan öelda, et saan aru, rohkem näiteid pole vaja. Ja selle peale taaskord riba muutus üleval pikemaks
liikusime edasi harjutuse faasi. Teadmiste kinnistamiseks on alati hea harjutada ja siin siis küsitakse mingi küsimus, antakse mingi ülesanne ja siin on võimalik vastata. Nüüd, kui midagi jääb kuskil arusaamatuks ja tahaks küsida juurde, noh näiteks selles ülesandes jääb midagi arusaamatuks või kuskil mujal siin varasemates sammudes, siis kogu selle õppimise aja on siin all ka selline Annega vestlemise võimalus. Ehk et siit võib kogu aeg nagu juurde küsida. Ja siis noh, näiteks küsime siin praegu, et mis on roostetamine. Oletame, et me lihtsalt ei tea seda sõna. Ta seletab sulle, et mis siis see roostetamine on. Ja siia siis panen vastuse. Ütlen esita vastus. Nüüd olenemata sellest, kas ma vastan õigesti või valesti, see liigub süsteem ikkagi, noh, jah, mina vastasin osaliselt õigesti, osaliselt valesti. Ma võin võtta endale siis järgmise ülesande, teha nii palju ülesandeid, kui mulle tundub, et mul on vaja selleks, et see asi selgeks saada. Kui ma olen saanud selgeks, siis mul on pärast seda ülesannet või pärast järgmist ülesannet võimalik öelda, et olen valmis. Ja nüüd liigutakse siis edasi viimasesse, neljandasse sammu, mis on tähendus, kus süsteem selgitab, et miks sellise teadmise omamine on oluline. Miks sellist asja on vaja õppida? Miks ma õpin seda? Ja siin on siis näiteks selle kohta, et ravimitööstuses keemikutel on seda teadmist vaja, nii et kui plaan on keemia valdkonnas töötada või ravimi valdkonnas töötada, siis selline teadmine on hästi oluline. Ja siin samamoodi need nupud, kui ütled, et said aru, siis ta pakub sulle võimalust kõik nüüd see läbitud info selle õppe osa raames alla laadida endale failina. Sest süsteem seda alles ei jäta, ta jätab alles selle teadmise, et sa õppisid massijäävuse seadust, aga ta ei jäta kõike seda teksti alles, kaasa arvatud neid sinu küsimusi ja vastuseid sellele. Ainukene võimalus seda alles jätta on öelda, et sa tahad selle laadida alla, võtta selle failina enda arvutisse. See on nagu konspekt või märkmed, mille sa saad siis alla laadida. Kui sa laed alla, siis on see sul failina olemas, kui sa niisama ütled siit jätka, siis nüüd see kõik varasem sisu kadus ära, seda enam kuskil ei ole, meie süsteem seda alles ei hoia. Ja siit on siis näha, et nüüd on sul mul 33% tehtud, 3 sammu on läbitud ja edasi tuleb aatomite loendamine mõlemal poolel. See on see, kuidas Nobitsis õppimine käib. Nüüd me oleme ära vaadanud siis selle kaardi osa ja igaks juhuks meenutuseks, et sinna õppimisse sai siis seda kaudu, et sa klõpsasid mõnel mummul ja valisid siis selle õpin seda. Või kui sul midagi juba oli alustatud õppimist, siis loomulikult saab siit ekraani pealt otse kiirteega ka. Oleme ära vaadanud selle kaardi ja oleme ära vaadanud selle, kuidas käib Nobitsis õppimine, ehk siis see kõige põhilisem ja testimist vaatasime ka. Viimase asjana vaatame korraks siia menüüsse. Siin menüüs on siis kõigepealt on erinevad teavitused, ehk siis sõnumid, mida süsteem sulle saadab. Noh, iga kord, kui sa oled läbinud mõne Nobiti. Nobit on lühend ingliskeelsetest sõnadest knowledge bit ehk teadmise tükk või teadmise jupp. Kui sa oled mõne Nobiti läbinud, siis sul on siin teavitus selle kohta. Samuti saadab siis süsteem sulle teavitusi selle kohta, et kui sa oled pannud endale mingi eesmärgi, mäletad sealt kaardi juures me vaatasime, et sa said panna midagi endale eesmärgiks. Kui sa oled eesmärgi pannud, aga pole viimasel ajal liikunud, näiteks eelmise päevaga pole liikunud selle eesmärgi suunas, siis süsteem saadab sulle sellise meenutuse, et tule tagasi, jätka õppimist. Ühesõnaga teavitused. Siit saab tagasi kaardile, sama efekt kui sinna logole vajutamine.
Jätan õppepassi praegu vahele. Kui sa oled õpetaja, siis sul on siin selline vaade nagu minu õpilased. Siit sa siis saad näha, siia tekivad sulle need õpilased, kelle kontod on sinu kontoga seotud, kelle õppimise progressi sa saad siit jälgida, kellele sa saad siit eesmärke seada. Kui sa oled lapsevanem, siis siin on sul valik Minu lapsed, kus sa siis samamoodi näed enda laste õppimise hetkeseisu ja ülevaadet ja eesmärke. Siin on lehekülg seadete jaoks, noh, siin saab seda taustaheli võimalust sisse-välja lülitada, seda taimerit sisse-välja, ma ütlesin ka, et seda saab panna erinevate aegade peale, seadistada 20 minutit on selline soovituslik, aga see on individuaalselt võib-olla erinev, seega siit saab erinevaks ajaks panna seda keskendumise taimerit. Ülejäänud on lastega enam-vähem selge, et siit saab tekitada neid seoseid vanema ja lapse konto või siis õpetaja ja õpilase konto vahel, muuta värve ja nii edasi. See on võib-olla oluline selline koht, see kaart liigub üsna palju ringi, kui sa seal hiirega üritad õiget teemat leida ja kui ta liigub sinu maitse jaoks liiga palju, kui sa tahaks, et ta ei oleks nii liikuv, siis siit on võimalik panna elava asemel kas mõõdukas või siis lausa staatiline, siis see kaart jääb palju rohkem paigale. Ja need on needsamad filtrid siis, mida me juba seal kaardi all vasakul nurgas ka nägime. Siit võib lihtsalt proovida, et mida need erinevad nupud teevad, midagi hullu ei juhtu, siis on näha, mis need vahed või erinevused on. Ja täitsa viimase asjana siis vaatame seda õppijapassi, millest ma siin enne üle libisesin. Siin menüüs on siis õppijapass. Ja see on nüüd selline koht, kuhu kogutakse kõik see teadmine sinu kui õppija kohta. Üht-teist sa saad siin ise panna. Siin on need muuda nupud. Saad panna enda identiteedi kohta, enda õpivajaduste ja eelistuste kohta saad infot, eks ole, siin lisada. Väga-väga oluline on see, et sa paneksid siia mõned enda huvid, sellepärast et nendest lähtuvalt siis hakatakse sulle selgitusi tegema teemade läbimisel. Muidu sa saad lihtsalt selliseid üldiseid näiteid, aga siis sa saad enda konkreetsetest huvialadest lähtuvaid näiteid, nii et siia soovitan kindlasti üht-teist kirjutada. Mina olen kirjutanud inglise keeles, võid kirjutada eesti keeles, vahet pole. Siia salvestuvad kõik su õpisündmused, noh, kui oled läbinud mingi Nobiti, nagu me just läbisime koos, siis see läheb siia kirja. Siin on kõik sinu erinevad siis õpisündmused, mida sa oled Nobitsis läbinud. Siin saab neid filtreerida ka erinevatel viisidel. Kui sa nüüd ühe terve mummu jagu Nobiteid oled läbinud, näiteks valisid sealt, no mis see oli seal, reaktsioonivõrrandi tasakaalustamise mummu, eks, tegid kõik need 9 Nobitit läbi, kogu selle õpitee, siis seal pärast seda saad natukene mõelda selle üle, et mida sa siin nüüd just õppisid, mis sa selgeks said. Need asjad, mida me nimetame refleksioonideks, lähevad kõik siis siia kirja. Siia saad panna endale kirja ise erinevaid õpisuhteid inimestest, organisatsioonidest ja gruppidest, kellega sa oled koos õppinud. Siia tekivad erinevad tõendid, kui sa oled siis midagi lõpetanud, millegi õppimise, kui edukalt läbinud, siis läheb siia kirja, siia saad lisada ka enda teisi auhindu ja tunnistusi ja sertifikaate, mida sa oled saanud. Kõiki neid asju arvestab siis süsteem, kui ta sulle seda õpirada koostab, neid õpitekste koostab, ta vaatab siia, et kes sa õppijana oled. Siin on sinu teadmised kirjas, siis need teadmised, mida sa oled kas märkinud ise, et sa tead, noh, siin on näha, eks ole, et enesehinnanguline 100%, geneetikaülesannete lahendamine, mis tähendab, et ma olen kaardi peal läinud selle mummu juurde ja märkinud seal, et tean seda, nägime seda nuppu enne. Aga on siis näiteks kodanikuühendused, kus on testitud 100%, see tähendab, et ma olen teinud selle testi, et saanud sellel testil tulemuseks 100%. No siin üleval on need 100% omad, aga all, nagu näha, on ka palju-palju väiksemaid protsente, et see ei ole üldse selline, et kas 100% või 0%. Need on siis kõik need asjad, mida sa süsteemis juba tead.
Rääkisime enne eesmärkide seadmisest, kaardi pealt sai endale seada eesmärke, ka õpetaja saab õpilasele seada eesmärke, aga oluline on ikkagi nagu ise oma õppimist eesmärgistada. Eesmärgid on kõik siin kirjas ja siin on igast eesmärgist siis kirjas, et kui palju sa sellest ära oled teinud ja kui palju sul on veel selle lõpuni umbes aega võiks minna. See ajaarvestus siis arvestab sinu enda seda õppimise kiirust, mis sul senimaani süsteemis on olnud. Ja noh, sa saad siit käsitsi ka öelda, et sa märgid selle tehtuks, sest sa oled näiteks kuskil väljaspool Nobitsit selle endale selgeks õppinud. See ka kõik on võimalik, aga kui sa ise lõpetad siis selle eesmärgi ära, siis siin Nobitsi sees, siis Nobit saab aru, et nüüd see eesmärk on täidetud. Ja lõpuks on siis selline mänguline osa. Iga õpitegevuse läbimine annab sulle sellist Nobitsi sisest punkte, Nobitsi siseseid punkte, mille nimi on luumenid. Ehk siis annab valgust juurde, sa oled oma peas pimedust asendanud valgusega ehk saanud asju rohkem teada ja saanud asjadest rohkem aru. Ja siin on siis ka erinevad saavutused. Kohe, kui oled esimese Nobiti ära õppinud, siis saad näiteks esimese sammu saavutuse avatuks. Selline on siis õppepass ja siit õppepassist saab siis teha ekspordi ja seda eksporti koolid ja teised haridusasutused oskavad siis omakorda sisse lugeda infona ehk et sa saad Nobitsis õpitud näidata koolidele, ülikoolidele, öelda, et näed, et need on need asjad, mis ma olen õppinud, see on selline üle Euroopa Liidu tunnustatud formaat, milles Nobit siis oma eksporti võimaldab. Klikin tagasi kaardile, vaatan, kus mul pooleli jäi ja lähen aga oma õpirajaga edasi. Selline tarkvara. Mõnusat õppimist kõigile.